Hei. Kindlasti on paljud inimesed tundnud puudust Netflixi filmide striimimisest või Hulust vaatamata jäänud episoodide vaatamisest või näiteks Pandorast raadio kuulamisest või näiteks Skype'is saada odavamat kõne teha erinevas kohas asudes. Tihti on probleemiks see, et erinevad teenused seoses autorikaitse ja maksudega oma teenuseid pakuvad ainult teatud riikides, kui saad Eestisse, ei saa kasutada neid teenuseid, veebiteenuseid, ka online teenuseid, mis USA-s on. Küll aga need teenused on arenenud niivõrd heaks, et inimesed tegelikult tahavad neid väga kasutada. Selle jaoks on tehtud selline geniaalne lahendus nagu VPN-ühendus, mis on virtuaalne privaatne ühendus. Selline kanal, mis läheb läbi sinu internetiühenduse ja läbi USA IP tekitab kogu ühenduse sinu arvutisse suunab läbi USA näiteks või läbi UK või läbi Austraalia või Uus-Meremaa või Šveitsi või Prantsusmaa läbi mille iganes, kus asuvad siis selle vastava pakkuja need VPN-serverid. Ehk sa võid mängida ükskõik kus maailmas olles sellist riiki, mida sa ise tahad. Mina kasutan sellist teenust nagu Strong VPN. Need on sellised internetiteenuse pakkujad üldiselt, kes pakuvad võimalust siis mingisuguse raha eest teha omale osta see ühenduse kanal. Mina kasutan Strong VPN-i sellepärast, ma tegin üsna palju researchi enne, kui ma selle otsuse tegin, kuna ma ei tahtnud, et minu kiirus läheks aeglasemaks, samas ma ei tahtnud liiga palju maksta ja samas ma tahtsin, et mul oleks alati tehniline tugi olemas. Selles on nemad kindlasti ühed parimad, ka nende turvalisuse krüpteering on nii 128 kuni 2048, mis on praegu parim saadaolev. Ostes siit omale näiteks aastase teenuse, mis maksab circa $55 ja kui soovid kasutada 2-3 riiki, kui soovid rohkem, siis see maksab rohkem. Ja nad tagavad sul vähemalt 1 gigabitise ühenduse. Selleks ei tule teha muud, kui kõigepealt nad lasevad teha väikse kiiruse testi siin ekraani, kus ta näitab siis nende dotidega ära, kus on kõige parem ühendus. Kui ma tahan USA-s mängida, siis mul on kõige parem ühendada Miami serveriga. Kui ma tahan, et mul oleks Venemaal parim ühendus, siis ma ühendan Moskva serveriga ja nii edasi. Ja ma saan seda serverit ise jooksvalt muuta, kui ma tahan täna olen UK-s, homme panen ühendan ennast USA serveriga. Ehk seda saad ühe klikiga siin adminis teha ja kõik on väga lihtne. Kui sa teed seda ära, siis umbes 10 minuti pärast seadistatakse sulle konto, saadetakse kõik step by step guide, kuidas oma seadmed üles panna ja sa oledki valmis seda kasutama. See toimub kõikidel seadmetel, sinu PC's, Mac'is, iPhone'is, Androidis, iPadis ja seda kõike ma teile ka nüüd demon. Ehk siis kui teie lähete Hulu lehele, siis läheme siia refreshi, siis tema arvab, et kui siit midagi vaatama hakata, et te ei asu selles riigis. Selleks, et seda ühendust teha, tuleb ühe klikiga ühendada ennast VPN-i, connectib ennast ära, connectid ja nüüd ma saan kõiki episoodid näiteks vaata. See cannot stream ja saab ainult United Statesis ehk ainult Ameerikas. Ja kui ma panen nüüd siia refresh, siis ta peaks saama aru, et ma olen nüüd asun USAs ja ma seda episoodi saaksin kohe vaadata. Kiirus näete ka ära, kuna siin on väga hea internet, siis näete ta juba ühe klikiga ja juba saade mängib. Siin on muidugi ennem on reklaamid, sellepärast et see on tasuta versioon. Kui te soovite näiteks Hulule saada kuuajast teenust, siis see maksab circa $9.90 kuus. Aga sellest te saate kõiki telekanaleid ja filme vaadata ka HD kvaliteedis, kui te seda soovite. Siin praegu jookseb küll reklaam, aga te näete sellest kvaliteedist, et see on täiesti okei. Reklaami peab ära vaatama, sellepärast enne me ei saa liikuda video juurde. Aga kui see video lahti läheb, siis kohe näete seda kvaliteeti. Aga nii kaua ma näitaksin teile, kuidas see VPN-ühendus näeb välja näiteks iPhone'is. Kui minna siia settingusse, siis siit tekib siuke lahter VPN-ühendus, kui te olete enne oma parooli ja kasutaja nime seadistanud. VPN-i panete sisse. Ühendab VPN-iga ära ja ma näitan seda läbi 3G just sellepärast näidata, et milline on kiirus läbi 3G ühenduse näiteks, ma panen siit selle filmi kinni, läbi 3G ühenduse näiteks Pandora raadiot kuulata, mis on väga populaarne. Ma jätan Pandora peale, Pandora käivitus, mul on siin näiteks Robbie Williamsi raadio ja Robbie Williams käib.
samal ajal ma võin minna näiteks tagasi settingutesse või siit samast alt juhtida Pandora raadiot, panna järgmise loo. Kõik käib läbi 3G ja juba järgmine lugu käib. Ehk sisuliselt instantselt ma saan seda kasutada. Kui ma pärast panen kinni, panen VPN ühenduse kinni ja toimib väga lihtsalt ja väga kiirelt, et see ei võta nagu tilkagi minu ühenduse puhul, kui ma tegin speed testi, siis ta ei võtnud ühtegi kiiruse pulka alla, isegi osadel teenustel pigem teed kiiremaks. Aga ma näitan ka teile iPadil sama asja ära. Siin on mul juba VPN ühendus loodud ja näiteks vaadata, milline näeb välja Netflix siin peal. Käivitub Netflix. See on küll Wi-Fi's, kuna siin ei ole 3G ühendust. Ja näiteks võtame siit sellise filmi nagu Forrest Gump. Ühe kliki peale vajutades ta kõik käib automaatselt ja juba hakkab kohe film mängima ka. Eks see ooteaeg sellest hetkest, kui ma vajutan nupule ja film hakkab mängima, on circa, ma arvan, et kuni minut aega. Mitte rohkem, eks te videoalt näete. Aga siin on film. Ja saad rahulikult vaadata ja see toimub täpselt samamoodi läbi 3G. Seda saab väga lihtsalt kerida siit. Ja see toimib kõik väga lihtsalt. Samamoodi, kui te asute Eestis, tahad mängida, et sa oled USA-s, kasutada USA teenuseid või seda, et kasutada mõnda UK teenust, siis see kõik toimib. Aga siin ma võin näidata Hulu kvaliteeti veel, kui see on ka isegi täisekraanil kannatab täiesti vaadata seda. Kusjuures, kui te ei soovi omal teha igasse seadmest eraldi VPN ühendust, siis on võimalus ka kas juba osta valmis ruuter siit samast Strong VPN lehelt või olemasolev ruuter konfigureerida nii, et ta suunaks kogu liikluse läbi VPN ühenduse. Ehk sellisel juhul, kui te ühendute Wi-Fi'sse või ühendute kaabliga, näiteks kodus, tööl või kus iganes, siis kogu teie liiklus käib läbi vastava riigi, kus te siin lehel olete määranud. Ja kaob ära igasugune selline seadistamine. Nii et vaadake ise järgi, kogege, mina kogesin siin väga head klienditeenist ka, siin on nurgas siuke online help, kohe kui ma klikin, panen oma nime, siis ma saan kohe rääkida selle klienditeenindusega. Nii et proovige, hakake kasutama, mina olin ka väsinud sellest, et laenata neid DVD-si ja siis jälle koguda neid hoida kuskil, siis on kuskil ära kadunud, jälle midagi pole sisse laetud. Kasutage neid teenuseid, kõik on legaalne ja nautige. Kellelgi mingeid häid soovitusi on, siis pange siia alla kommentaaridesse. Tšau!